Minu nimi on siis Kerli Kurg. Meie tarkvara on pilvepõhine, mis tähendab seda, et arvutisse ühtegi moodulit alla laadida ei ole vaja, piisab internetiühendusest. Meie põhimahuks on Eesti siseveod ja meie sihtkliendid on need ettevõtted, kes tegelevad kaubatranspordiga maanteel ja veavad siis aluse kaupasid, kas siis punktist A punkti B või siis läbi terminalide. Landlogist jookseb läbi siis circa 300 000 tellimust aastas ja circa 500 transporditavat ühikut. Mis me teeme? Süstematiseerime, planeerime, automatiseerime, jälgime ja arveldame. Et circa 70% tellimustest tuleb meil sisse API kaudu ja ülejäänud siis tulevad kas siis iseteenindusest, et meil on võimalik luua kliendikontod, kus siis kliendid logivad ise sisse, saavad sisestada tellimusi, näha, mis etapis on nende tööd parasjagu ja näha siis neile endale tehtud arveid. Meil on olemas ka dokumentide haldus, vedajate planeerimine, teekonna planeerimine ja autojuhi äpp, kus siis autojuhid märgivad, kas kaup on peale võetud või maha pandud, saavad allkirju võtta, digitaalsed veosekirjad ja lõppkokkuvõttes siis automaatne arveldus. Siin on siis väike pilt logistiku töölauast, et meie eesmärk oli ehitada see selliseks, et see oleks võimalikult visuaalne ja mänguline, et logistik reaalselt näeb, kus kohas tal tööd paiknevad, et ta saaks need võimalikult kiiresti ja efektiivselt autode peale planeerida. Et kui muidu peab Excelis kasutama igasuguseid filtreid, et endale sobilikud tööd üles leida, siis meie filter on hiirega scrollimine, mis siis tähendab seda, et nagu siin pildil näha, et kui ma oleksin näiteks Tallinna logistik, siis ma zoomin välja sellise enda jaoks Tallinna ala, näen, et seal on niisugused punased ja rohelised ruudukesed, mis siis tähistavad korjevedusid ja jaotusvedusid. Numbrid näitavad ära, palju täpselt seal laadimismeetrid on, palju kuskilt on vaja midagi peale võtta. Ja minu ülesanne siis logistikuna on siis see, et vasakul ma näen autode nimekirja, et ma siis kas siis ükshaaval klikin need ruudukesed seal kaardil aktiivseks, drag and drop vasakul auto peale või siis saan ka teha sellise suurema selektsiooni korraga ja lohistada nad siis sinna auto peale. Kui nad on siin autode peale pandud, siis on täpselt ära näha, et mitu stoppi tuli, kokku palju kilomeetrid on selle ringi peale, palju see ajaliselt aega võtab, palju igas punktis on laadimismeetrid auto peal ja nii edasi. Ja muidugi see, et logistik tegelikkuses ei pea sättima seda järjekorda, vaid see on juba meie poolt automaatselt planeeritud kõige parem järjestus. Muidugi logistikul on alati see õigus, et ta võib seda natukene nagu muuta, see käib jällegi väga lihtsasti, et kas siis lohistad mõnda tellimust natukene ülespoole või allapoole ja siis on ka automaatselt autojuhi läbis need tellimused olemas, et midagi lisaks tegema ei pea. Et kui logistik saab nagu oma vaate puhtaks, et tal ei ole neid ruudukesi seal enam kaardil näha, siis võib minna köögis ja kohvi teha tegelikult, sest et tema tööd on planeeritud ja autojuhil on kõik info olemas. Et kui autojuht need tellimused on ära teeninud, siis automaatne arveldus, kirjad laiali ja ongi kõik. Väike tutvustus ka EFTi poole pealt, et meie siis ehitasime enda EFTi platvormi Planlogi DMS-i sisse, et meie jaoks siis info võib tulla 4 erinevast kohast, kas siis läbi API, läbi kliendikeskkonna, logistikute või siis autojuhi äpi, et meie siis oleme loonud enda jaoks tagataustal käiva sellise süsteemi, mida me nimetame sõelaks, mis siis valideerib, kas see kõik info, mis tuli, on õige, kui mitte. Ja siis tuleb veel seda seal korrektuure teha, kui kõik on hästi, saadame edasi EFTi Gateway'le. Et see on selline laias laastus väga lihtne variant, kuidas see käib, muidugi tagataustal on seal palju spetsiifilisem asi. See on meie poole pealt kõik, kui keegi soovib lisainformatsiooni, siis vaadake meie kodulehele, võtke ühendust ja räägime juba täpsemalt, kuidas me saaksime teie ettevõtet aidata.